mesilane, võta mind sülle. Eesti Mesinike Liidu andmetel on viimastel aastatel hukkunud kuni 30% mesilasperedest. See ei tähenda aga vaid majanduslikku kahju mesinikele, vaid aasta-aastalt räägitakse üha enam sellest, et mesilaste hävinemine toob endaga kaasa katastroofi, mis puudutab kogu meie planeeti. Kuna me oleme ise mahetootjad, siis me pöörame kindlasti tähelepanu, mis tuleb ka erinevatest uuringutest välja, et ikkagi nende taimekaitsevahendite pritsemine paneb ka teatud moel mesilastele oma tontsu. Et meie siis tahame sellele osutada, et üks asi on selline mahemõtteviis. Õnneks minu piirkonnas on suhteliselt vastutustundlikud põllumehed seni olnud, küll aga on üks näide naabermesilast, mis ei ole minu omast küll kuigi kaugel, kõigest mõned kilomeetrid vahet, kus eelmisel aastal hukkus 30 peret. Selle tõttu, et siis põllumees tegi oma töid valedel tingimustel valel ajal. See on 100 kilo või 50 kilo mesilaspere kohta, olen aastast, kordame 30 läbi, see on 1,5 tonni näiteks. Aga see emotsionaalne kahju ja see kahju keskkonnale, küsimus on mesilastes, meil on teised putukatolmlejad ja kasvlikud putukad, keda on ka vaja samuti kaitsta. Et ei ole ainult see mesiniku majanduslik huvi, aga see emotsionaalne pilt, mis seal mesilas avaneb peale seda mürgitust, on kaunis süke sünge, et lihtsalt mesilased tulevad tagasi ja jäävad surnult lebama hunnikutesse. Nende hunnikud on nagu väga suured ja see võib nagu mõnele inimesele tõsise trauma põhjustada. Nad on ühed olulisemad siis õieliste tolmendajad. Minu teadmist mööda peaaegu 90% siis õistaimedest tolmendavad mesilased. Osaühingu Loodusvägi poolt aktsiooni kaasatud vabatahtlikud jagasid linlastele tasuta laiali 2000 ökosmuutit. Ühtlasi jagasid vabatahtlikud flaiereid infoga, mis selgitavad mesilaste kadumise põhjuseid ja sellega seotud probleeme. Eelistame mahedat ja toetame mesilasi. Elagu loodus!